Tere jälle! Ma ei ole nii ammu siin kanalil olnud, enda arvates. Tegelikult on jah, 1 nädalavahetus jäi vahele. Aga ma kuidagi nagu tundsin, et mul on siin nii palju segadust oli vahepeal, sest me tegime seda külmas ruumis seda nagu hoiustusriiuleid Ruts tegi. Ehk siis meil oli terve maja neid kõiki igasuguseid asju täis. Aga nüüd on mul maja jälle enam-vähem korras. Noh, me küll osaliselt asju lihtsalt viisime jälle sinnasamma kola kambrisse tagasi. Aga mul käisid eile ema, isa ja vanaema külas. Ja siis selleks siis ma küürisin uuesti maja ära. Nii et nüüd on jälle inimlikum vlogida. Aga mul on tegelikult üldse see, et ma olen nüüd sellest nädalast alates olen ma täiesti üksi kodus. Nagu jah, õhtuti ja öösiti on Ruts ka, aga ta nüüd läks tööle tagasi. Et ta oli ju seal haiguslehel oma jalaga. Nüüd on tal jalg enam-vähem. Ütleme nii, et noh, valus on tal ikka, aga ta nagu saab kõndida ja noh, ütleme nii, et tööd saab teha. Et siis ta läks nüüd tööle tagasi. Täna ta on üldse koolis Tallinnas. Et ta käib ka lisaks tööle, käib töö kaudu siis koolis mingi elektrik 4 taset vist õppimas äkki. Ma võib-olla valetan, aga midagi sellist. Et täna ta on jah koolis. Ja nagu nii veider on üksi kodus olla, sest et Ruts oli ju 2 kuud haiguslehel. Ja ennem seda tal oli töögraafika siuke, et ta ju lennutas drooni. Ehk siis tal oli nagu siuke vaba töögraafik, ehk siis ta sai ise nagu suht otsustada, kui palju, mis päeval, mismoodi ta tööd teeb. Ja me ju mingi aeg käisime üldse Saaremaal drooni lennutamas temaga koos. Nii et jah, väga harjumatu on niimoodi üksinda kodus olla. Ma olen veits nagu selle koha peal terroris, et mis ma nagu tegema hakkan nüüd need 2 kuud. Ennem kui laps sünnib. Ehk siis 2 kuud on nüüd tähtajani jäänud. Et enamus asjad on nagu tehtud. Et nüüd ongi Rutsil on veel vaja mingeid asju teha. Ja peale seda saan siis mina ka üht-teist veel teha. Aga sellised suuremad asjad on nagu enam-vähem tehtud. Ehk siis ma nüüd peangi välja mõtlema, mis ma siis nüüd need 2 kuud siin veel teen. Kindlasti ma leian mingit tegevust, aga mul on praegu veits küll siuke tunne, et nagu 2 kuud tundub nii pikk aeg, et siin üksinda kodus äkki ma olen hulluks. Et ma kuskile kaugele ise nagu sõita ka ei taha, et mingi sõpradele külla minna või Saaremaale minna või mis iganes. Et ma pigem nagu tahan ise ka Järvamaal olla või siis kui ma kuskil käin, siis koos Rutsiga. Ehk siis kui keegi külla tahab tulla, siis tulge. Et mul nüüd vist on aega, ma arvan. Aga jah, nüüd ma peangi vaatama, mis ma siin tegema hakkan. Ma üritan käia iga päev näiteks jalutamas. Küll mingi 1-2 kilomeetrit. Võib-olla mingi hetk juba rohkem, aga praegu ma rohkem ei ole julgenud. Et praegu siuke umbes 2 kilomeetrit on nagu siuke päris okei ring mulle. Et mul ei hakka kuskilt valutama ja siuke mõnus. Aga hästi rahulikus tempos muidugi. Ja õnneks praegu on ilusad ilmad, nagu lumi on maas, päike paistab, siukene veits karge, natuke on külm, aga vähemalt on nagu ilus ja siuke ei ole mingit pori ja lõga ja pimedust ja lumetormi, vaid on nagu siuke rahulik talv olnud. Et saab nagu nautida ikkagi õues. Nüüd täna ka mul praegu on pliidi all tuli. Aga kui see tuli nagu veits stabiliseerub või otsa saab, siis ma käin ka jalutustiirul ära. Et praegu ma lihtsalt hommikul siin natukene veel koristasin mingeid eilseid asju ja sõin ja ma ei tea, istusin telefonis niisama. Aga ma peaks tegelikult täna veel oma eelarvete tabeli üle vaatama.
et ma ikka enam-vähem iga kuu üritan seda teha, et siis oleks nagu rahaasjadel ka natukenegi mingi kontroll. Et seda tahaks veel teha. Aga ma arvan, ma siia vahele nüüd korraks panen ka mõned klipid, mis ma olen siin varasemalt filminud meie selle külmaruumi koristamisest või ehitamisest õigemini. Ehk siis mul mingid klipid on, kus Ruts siis ehitas külmaruumi. Ta tegi sinna meile, varem meil olid nagu seina peal niisugused kapid, aga nüüd on siis hoiustus nagu riiulid. Seal on küll üks riiul vaja veel ehitada, aga meil praegu pole materjali, et me üritasime nagu olemasolevatest materjalidest ehitada. Et kui me nagu materjali juurde saame, et siis tuleb üks riiul veel sinna. Ja siis kui me mingi rahalaevaga saame kuskilt, siis ostame ka neid hoiustuskaste. See on nagu jabur, et hoiustuskastid on tegelikult üllatavalt kallid. Et noh, mõtled küll, et üks kast ei ole midagi hullu, aga sinna ruumi mahub meil väga palju kaste ja kui neid kõiki nüüd ostma hakata, siis see ikka läheb mitusada euri maksma lõpuks. Et eks me vaikselt vaatame, vastavalt vajadusel ostame neid. Aga igatahes jah, idee on nagu siis sinna riiulitele panna hoiustuskastid ja kõik ära sildistada, et oleks nagu organiseeritud ja siuke ilus. Noh, kas just ilus, aga viisakas võib-olla. Et oleks lihtsam asju leida ja päriselt teaks ka, mis meil on. Sest et see, kui sul on asjad lihtsalt suvalist kuidagi pandud, siis väga ruttu sa unustad ära, mis sul üldse olemas on ja siis ei kasuta neid asju enam kunagi. Ruts on siin natukene edasi teinud vahepeal. Siin on mingid lauata asendus tugevamate vastu. Me teeme põhimõtteliselt jääkidest, mis me leiame kuurist igalt poolt. Ehk siis siin on mingid tugevad talad nüüd, nagu see peapiires, et Ruts ja niimoodi, et ta saab seal peal põhimõtteliselt hüpata ja see ei nagise ka. Ja siia nüüd ta hakkas panema, leidis voodi mingid lauad, paneb need siia aluseks. Et siis siia saab juba hakata täna ilmselt peale ladustama või homme, emba-kumba. Et kuna meil tulevad nädalavahetuseks lapsed ka, et siis saaks juba mingid asjad eest ära tõsta. Ja samamoodi saab siia alla, tere Kiisu, samamoodi saab siia alla ka juba siis asju tuua. Praegu Ruts mõtles, et võib-olla need kapid siia isegi jäävad. Et otseselt ei ole ju nagu vaja neid siit ära võtta. Et need kapid nagu toimivad justkui praegu. Need on ilusti täis ka asju. Aga muus osas jah, ülesse saab ka panna varsti. Praegu vist veel on lauad lahti, aga mahub ka sinna kaste. Ja siia tuleb siis vahepeal veel. Ma arvan, et siia keskele tuleb üks siuke rivi veel mingi hetk, aga mitte hetkel, sest et meil vist rohkem pole siukseid jääke, mis siia panna saaks. Et praegu jääb niimoodi ja nüüd tuleb see siis korda saada. Ma ei oska öelda, mis ta praegu selle auguga siin teeb. Ma eeldaks, et tal jääb see praegu lahti, et me paneme ainult sinna taha nurka praegu asjad ja alla korrusele. Et siis, kui lapsed on ära käinud, siis saab Ruts edasi vaadata, edasi ehitada seda nurka. Aga nüüd me juba vaatasime, et siia selle laua külge saab panna nagid. Ehk me saame siia ilusti riputada. Siia tuleb nagu, kardin tuleb ette. Siia mahub ilusti nagu rippuma mingid tööriidid asju, mis on ka väga hea. Ja seal nurgas on veel kastide jaoks täpselt ruum. Seal juba mõned kastid on. Nii et hakkab vaikselt looma. Muidugi praegu on siuke kaos siin ja kui ettekujutust ei ole, siis see tundub ilmselt suht kaoses koht. Aga mina juba näen, et siin saab asja ja meil on varsti koht, kuhu panna suuri kaste ja ladustada asju. Et praegu meil veel neid kaste ei ole, need kastid maksavad ka päris korraliku summa, aga mingi hetk tulevad siia kastid ka ja siis saab ilusti kastidesse ära asjad sorteerida ja sildid peale kirjutada. Aga jah, tänu sellele ehitusele oli meil terve maja nagu bardakk.
ehk siis noh, me ei mahtunud peaaegu liikumagi, kõik asjad olid mööda maja laiali. Ehk siis kuidagi ebameeldiv oleks olnud filmida ja ma nagu tundsin ka, et päris iga nädal alati ei jaksa. Et kui see nagu iga nädal sul on siuke nagu kohustus, et sa pead seda tegema, siis see nagu muutub noh, lõpuks nagu siukseks sunniviisiliseks filmimiseks. Ja kuna see filmimine on minu jaoks ikkagi nagu hetkel hobi ja ma teen seda seepärast, et ma tahan seda teha, siis ma ei taha, et see muutuks siukseks vastikuks kohustuseks. Ehk siis ma teen täpselt siis, kui ma tunnen, et ma jaksan ja ma tahan. Ja eelmine nädal ma tundsin, et kuidagi noh, kõik see kaos, mis meil kodus oli, nagu tekitas siukse väsimustunde, et ma ei viitsinudki nagu midagi filmida ega no ausalt öeldes ega meil ei toimunud ka midagi suurt siin muud, et oligi suht siuke ehitus. Noh, jalutamas käisime vahepeal, siis vahepeal oli meil lapsed külas. Siis me käisime uisutamas kõik koos. Mööda lähevad uued talved, mõned karmid, mõned malved, jalge all on krudisemas valge puhas vatt. Aga siis, kui lumi sulab, vesi kraavideses vulab, veesma peale oma peegelpildi muud ei näe. Jälle kõnnin mööda rada, ikka aina vaatan maha, korjan kokku jäljed üksikud, mis maha jäänd. Käed on taskus, ootan lund, kõnnin 2 või kõnnin tund. Miks pean sind otsima, no näed siis. Meil sajabki lund, kuid see sulab ära, siis jälgi ei näe, no näed siis. Äkki nii ongi hea, kui praegu on lumi ja jäljed las puhub tuul. Tuul puhub ära. Ja ühesõnaga mingeid siukseid tegevusi oli ka vahepeal. Ja ma ei teagi muud miskit väga. Eile mul käisid siis perekülas ja teiseks minul ja Rutsil sai kihlumisest 6 aastat. Nii et noh, me küll mingi eriliselt otseselt seda ei tähistanud, aga noh, vanemad tõid niikuinii kooki ja lilli, nii et põhimõtteliselt nagu tähistasime. Et siuke tore istumine oli meil siin eile. Saime juttu rääkida ja et noh, me näeme ikkagi ju pigem harva, sest nad elavad Saaremaal. Et kui tihti mina seal käin ja kui tihti nemad siin käivad, et pigem ikkagi suht harva. Et siis oli nagu vahepeal hästi tore neid näha. Vot midagi muud mul praegu ei meenu. Aga jah, praegu ma arvan, et ma teen omal selle eelarvete tabeli korda. Natuke veel ootan selle köögis tule järgi. Ja kui see tuli on kustunud, siis lähen käin jalutamisringil ära. Ma tulin nüüd siia arvuta ja siis ma nägin siin omal tahvlil ühtsi pilte. Ja siis mul meenus, et ma ju käisin vahepeal ka ultrahelis. Et mul oli siin 31 nädalal äkki oli lisaultraheli selle platsenta kontrollimiseks, et ma olin siin mingi aeg olin haiglas, kuna mul see veritsus oli. Ja siis pidin käima lisakontrollis, et kas see platsenta on nagu tõusnud kõrgemale, ehk siis parema koha peale. Ja siis saingi teada, et jah, platsenta on väga ilusa koha peal, mingit madalat kinnitust midagi ei ole. Ehk siis kõik on tibens-tobens. Ja nägin ka last, et näitas täitsa 3D pildis siis nägu ja ma siis sain need pildid ka, näitan. Siin ongi meie pisike beebi. Nagu see on täiesti uskumatu, mida tänapäeva tehnika võimaldab, et kunagi sa nagu heal juhul kuulsid lapse südametööd ja siis lootsid, et laps tuleb terve ja nüüd sa saad nagu siuksed pildid. Nii äge. Mulle endale tundub, et tal on veits nagu rohkem Rutsi nägu,
aga vist nagu minu nina või ma ei tea, kuidagi sihuke, noh, Rutsil on nagu teravam nina, mul on siukse ümaram nina. Aga noh, samas lastel on kõigil natukene sihuke nõbi nina, nii et eks see siis näha ole, kelle nägu ta tuleb. Natukene muidugi see ultraheli pilt moonutab ka, ehk siis ta ei ole nagu päris üks-ühele, aga noh, enam-vähem saab aimu, nii et päris põnev. Et mu arust see on alati nii äge vaadata, et noh, mis geenid lapsel tulevad ja et see on lihtsalt põnev. Aga jah, me käisime kontrollis ära. Kõik oli väga hästi korras. Et lapse mõõdud, kõik asjad olid normis, tuleb siukene keskmise suurusega laps vist. Et kõik oli nagu siuke keskmine nii-öelda, mis on nagu, ma arvan, päris tore. Ja ma ei teagi, muud miskit seal teada ei saanudki. Aga nüüd mul on süda rahul ja saab lihtsalt oodata tähtaega. Ja lapsen pea alaspidi, vett on normaalselt ja platsenta siis paistis nagu ees seina. 1 kilo 763, 31 nädalat ja 0 päeva ja 47%, see on täpselt keskel. Paistab, et vereringe on normaalne. Ma ise arvaks, et ma kannan ilmselt üle. Ma ei tea, miks mul siuke sisetunne on. Mul ema ka kandis kõik 3 last nädal aega üle. Ja praegu ka tundub, et kuna laps on nagu õiges üks keskmines mõõdus, siis noh, ilmselt esilekutsumist ei tule, varem ma sünnitama ei pea. Kui just mingit muud errorit ei ole. Aga ma ei tea, praegu on nagu kõik hästi, et ma tahaks arvata, et ma kannan ikkagi lõpuni ära. Aga mul nüüd arvuti töötab, ma teen selle eelarvutabeli ära. Hello! Teate, kui raske on tegelikult filmida, kui ma lihtsalt nagu istun päevad läbi kodus ja ma ei tee väga midagi. Aga ma täna siiski midagi teen. Ma mõtlesin, et kuna mul niikuinii mitte midagi filmida ei ole, siis ma näitan teile, millega ma igavuses siin tegelen. Tada! Me käisime reaalselt Rutsiga praegu poes ja me ostsime värvimis neid vildikaid. Siin ühes pakis on mingi 50 vildikat ja siis veel teise paki, kus on sädelevad vildikad, 8 tükki. Ja siis värvimisraamatu ja nüüd ma lihtsalt värvin siin, sest et mul on igav. Ma olen reaalselt jõudnud nagu punkti, kus mul pole midagi tarka kodus teha. Nagu ütleme nii, et noh, koristada saab ju alati. Seda ma teen ka. Jalutamas saab käia. Mingid asju saab nagu nokitseda, aga nagu midagi siukest, mis nagu kuidagi vaimule oleks ka põnev. Midagi toredat, mis nagu paneks kuidagi ajud tööle, et ei oleks nagu ajudel igav. Siis ma ei osanud enam endal tegevusi leida. Ja siis ma käisin vaatamas, et kas saaks äkki midagi heegeldada, aga siin ei olnud siukseid suuri neid lõngasi. Kõik olid siuksed peeniksed ja ma ei viitsi mingit peentööd teha. Ehk siis heegeldamismõtte ma hetkel matsin maha, aga siis värvimine on ka siukene tore tegevus, et sa lihtsalt, ma ei tea, kas või kuulad muusikat ja vaikselt teed või kuulad podcasti ja
ja nagu samas aju saab nagu tegevust. Et kui lihtsalt kuulad mingit podcast'i, siis on ikka see, et sa istud selle ekraani ees ja igav hakkab minul vähemalt. Aga värvimine annab nagu mingit sihukest füüsilist tegevust ka. Ehk siis jah, praegu ma igatahes värvin. Ja ma ei teagi, meil ei olnud siin Türil mingit erilist värviraamatute valikut ka. Et tegelikult ma tahaks midagi paremat saada. Aga praegu käib see kah. Vähemalt mul on tegevust. Et nüüd Ruts on tööl. Ma ei saa teda ka kiusata, onju. Ehk siis ma pean ise kuidagi tegevust endale leidma. Et jah, sihuke põnev elu on mul siin. Nüüd ma ei teagi, ega mul see nädal väga muud plaanis ei olegi. Et olengi lihtsalt täitsa kodune. Järgmine nädal mul on üks ämmaka visiit, ka mingi täiesti tavaline visiit. Jällegist midagi muud mul vist plaanis ei ole. Et tiksun siin lihtsalt. Ma ei tea, kui teil on mingeid ägedaid ideid, mida ma võiksin oma vaba ajaga peale hakata, sest et sellega on see ka, et ma nagu füüsiliselt niimoodi nagu ei suuda võib-olla kõike teha. Ehk siis nagu kõike ma ei saa ka teha. Aga äkki teil on mingeid ägedaid ideid või mida teie näiteks rasedana kodus tegite, kui teil igav oli? Sest mul ei ole sihukest olukorda väga palju elus olnud. Ma olen alati kas mingi töö või kool või mingid muud hobid, onju. Aga sihukest asja, et ma lihtsalt olengi kodus, ma olen juba mitu kuud ju kodus olnud. Kõik siuksed tegevused nagu hakkavad otsa saama, mida siin igavusega peale hakata. Et andke ideid. Et äkki ma avastan enda jaoks mingi põnev asja, mida ma võiksin veel teha. Sest ma olen sihuke nagu natuke nagu loov inimene kohati. Ehk mul on nagu vaja ajul mingit sihukest tegevust vahepeal. Et sotsiaalmeediat ma küll teen mingil määral, aga suht keeruline on sotsiaalmeediat ka teha, kui mu elus ei toimu midagi. Ehk siis pigem on nagu keeruline midagi postitada, kui ma lihtsalt seina vahin. Jagage ideid mulle. Aga ma praegu jätkan oma värviraamatuga. Ja ma ei tea, vaatan, kas mul on siia vlogi veel midagi lisada. Ja siis jah, vaatame, mis sellest järgmisest vlogist saab. Et nagu ma ei viitsi niisama ka filmida seda, kuidas ma mitte midagi ei tee. Aga ütleme nii, et varsti läheb kindlasti põnevamaks. Ja praegu on mingi sihukene veider kuu. Ma arvan, et see veebruar tuleb mul suhteliselt sihukene vaikne. Et ei oskagi teile nagu midagi erilist näidata ka. Et praegu Ruts paneb ka rõhku rohkem tööle, kuna ta on nii kaua puudunud, siis haiguslehel olnud, et siis tal on vaja praegu toimekas ja tubli olla. Ehk siis kodune teema hetkel, ma ei saaks öelda, et seisab, aga veits on nagu tagaplaanil. Ma arvan, et sihuke veebruari lõpp või märtsikuus on nagu jälle rohkem siin ka toimetamisi ja muutuseid tulemas. Et meil on veel üht-teist vaja siin ikkagi teha. Nii et tulemas veel on igast asju ja rääkimata sellest, kui laps sünnib, onju. Aga praegu on küll sihuke veits veider aeg, kus ei oska nagu midagi oma vaba ajaga peale hakata. Korralik kubujuss läheb nüüd jalutama. See jope nagu reaalselt vaevu läheb mulle veel eest kinni. Ja see pusa, mis mul siin all on, see on ka niimoodi, et ma ei tea, see lukk läheb varsti katki vist. Ehk et ma ei tea, kui mul need nüüd väikseks jäävad, millega ma siis käin sihukeste külmadega õues. Aga igatahes üritab need saapad jalga panna, see on ka omaette tegemine. Ja siis lähme jalutama. Täna tuleb Rutsil sõber ka meiega koos jalutama, aga Ruts vist ei ole hoiatanud, kui aeglaselt me kõnnime. Aga eks ta siis saab teada.
nagu absoluutselt ei mahu nende riietega kuidagi painuma. Mingi bandaaž ja kõik asjad on selles. Aga ma sain riidesse ja ma olen nüüd õue. No nii, meil sai lõpuks jalutamas käidud, väga mõnus oli, et käisin mingi umbes 2-keldise ringi hästi rahulikult. Aga nii ilus ilm oli ja väga mõnus oli. Käisime poest ka läbi. Mul oli kõht nii tühi ja siis näitan teile ka. Ma ostsin krõbinad, on mingid fitnessi, mingid meekrõbinad. Neil ei ole lisatud suhkruid ja suht okeid nagu makrod on. See Kaisa Fitness, ma tean, soovitab ka neid. Nii et vist on okei kraam. Ja siis on mul siin Kreeka jogurt. Kreeka jogurt vist oli. Midagi sellist maitsestamata jogurt ühesõnaga. Ja siis steeviat panin natuke juurde. Ja Heavenly ja siis mul oli hull mingi mangoisu, nii et ma võtsin neid kuivatud mangoosiga. Aga ma mõtlesin, et ma näitan natukene ka oma viimaste päevade tegevust ehk värvimist. Ma olen nüüd 3 pilti valmis saanud. Nii, siin on mul 3 raamatut. See oli mul kõige esimene, see oli mul kodus juba olemas juba 2022 aastast. Ja siin ma värvisin ära siukse pildi. Siin mul algul ei olnud nagu väga häid vildikaid, eks tuli suhteliselt siuke kirjumirju. No üleüldse ma ei ole see inimene, kes värviks selle mõttega, et siit tuleb midagi väga ilusat. Pigem see on lihtsalt siuke tegevus, et see rahustab mind. Ma ei ole eriti hea värvija. Aga ma arvan, et päris tore siuke värvirohke sai. Siin ma varem ka mingeid asju värvinud. Aga suht vähe. Et 2022. Siis ma ostsin endale eile või üleeile juurde sellise samast nagu seeriast, aga nüüd selle aasta oma. Ja siit ma värvisin ära sellise pildi. Mulle see nagu meeldib kõige rohkem. Siuke nagu kuidagi müstiliselt ägedad värvitud kokku. See on päris lahe pilt mu meelest. Ja siin mul olid juba uued need vildikad ka, sädelevad. Et see on natuke võib-olla mingi nurgat äkki on näha, ma ei tea, võib-olla ei ole ka. Igatahes siin on nagu sädelust ka see on nagu päris äge mu meelest. Aga siin ma rohkem ei olegi midagi teinud. Siin on mul välja valitud mingi järgmine pilt, siukene. Et kunagi saab selle ära värvida, millalgi kui tuju on. Rohkem ülejäänud mind siit väga ei kõnetanud. Ja siis mul on, tegelikult see ei ole üldse minu oma. See on, kelle oma see on? Eliise. Ehk siis Rutsi lapse oma. Ja siit ma siis, kuna ta väga ei kasuta teda, see on talle kunagi kingitud, siis ma võtsin selle ette. Kus see on nüüd? Ja värvisin ära selle pildi. Selle ma tegin siis, see oli mu terve eilse päeva töö. Ehk siis ka päris siuke nunnu tuli. Päris rahul jällegi ei ole värvivalikutega, aga ütleme nii, et rahustav tegevus on ta niikuinii, vahet ei ole, kas ta on ilus või mitte, aga päris siuke tore tegevus on vahelduseks. Niimoodi vaikuses värvidest, ega ma ju niimoodi värvida varsti enam ei saa. Et nagu jah, lapsed koos ikka saad, aga niimoodi, et sa oledki terve päeva, kuulad oma podcast'e rahus vaikuses ja värvid, et siukest hetke jah, kindlasti saab luua mingi, näiteks ma ei tea, saadan mehe lapsega õue ja siis ise joonistan, aga päris jah, ma ei tea, ma arvan, et pigem ma siis ilmselt koristaksin maja või magaksin või midagi siukest, et ma vaevalt, et värvimiseni jõuaksin. Siin mul on ka mõned pildid veel välja valitud. Näiteks siukene jänku, et aprillis on ju siuke munadepühade aeg ja see kuidagi kõnetas.
Ja siis sihuke kalade teema ka. Ma olen ise kalade tähtkujus, mulle hullult nagu kõik sihuke veealune maailm meeldib visuaalses mõttes. Ma ise väga vett ei armasta, aga kalad mulle nagu välimuse mõttes meeldivad, värvilised värki. Ja siin on veel kalu, 2 kala. Ja siis siukene samamoodi siin on teokarbid ja süda ja siuke nuinu. Vot sellised pildid on mul siis ja ma arvan, et ma siin lähipäevadel jõuan veel värvida, et täna ma ei värvi, sest täna ma hakkan monteerima seda videot kokku, et teil oleks homme midagi vaadata. Ja siis vaatab, homme mul tegelikult, ma täiega tahaks minna vaatama naiste drifti, kus rajal on ainult naised. Mul võib-olla isegi sõbranna läheb sinna sõitma. Et nüüd ma arvan, ma selle sõbranna järgi otsustangi, et kui tema läheb, siis ma lähen kindlasti vaatama. Ise tahaks täiega sõita, aga rasedana ikka rajale ei roni. Et tegelikult mega äge võimalus naistel nagu seal driftida väga odava hinna eest ja lihtsalt lased seal koos teiste naistega. Üliäge mu meelest. Et ma ei tea, kas ma jaksan sinna minna, nagu päris raske on praegu kuskil niimoodi olla, sest ma pean nagu bandaaži kasutama, aga samas sinna sõita mingi 1–1,5 ja nagu istudes ma ei taha bandaažiga olla, ühesõnaga see ei saa väga mugav olema, aga kui sõbranna läheb, siis ma lähen kindlasti. Eks see siis homme selgub. Aga igatahes jah, ma arvan, et ma selle video tõmban praegu kokku ja järgmine video tuleb siis, kui mul on materjali, mida teile jagada. Ma loodan, et järgmine nädal, võib-olla järgmine nädal vahele, ma ei tea, sest et ega mul suurt praegu filmida midagi ei ole. Et varsti läheb põnevaks, siis ma kindlasti filmin. Praegu ma olen suht kodune ja ei tee väga midagi, nii et eks ma vaatan, kuidas ma neid videod üles lähen. Aga ma kindlasti ära ei kao, seda te kartma ei pea. Et kindlasti jälgige, pane telli minu kanalile. Nii äge vaadata, kuidas see number ikka aeg-ajalt kasvab, õigemini järjepidevalt kasvab. See on väga tore. Ja kui sulle see video meeldis, siis pane kindlasti like. Ja mulle väga meeldib, kui te kaasa räägite, kommenteerite. Nii et tee ka seda. Ja näeme juba järgmises videos. Tšau!